Fotod annavad meile enamasti täpse ülevaate ajaloolistest sündmustest, mis muidu oleksid võib-olla unustatud. Kuigi neid kasutatakse sageli kuritegude lahendamiseks, avastuste dokumenteerimiseks ja aitavad meil hinnata väärtuslikke hetki meie elus. Kuid mõnel juhul peidavad fotod lugusid, mis ei ole kohe ilmsed. Ja alles siis, kui pildi täielik taust on selgitatud, saab selgeks, et just sel hetkel toimus midagi palju kurja kuulutavamat. Number 10. 1910. aastaks oli Robert Falcon Scott juba endale nime teinud kuulsa maadeavastajana. Ta oli tuntud kui rahvusliku Antarktika ekspeditsiooni juht, mis kestis 3 aastat ja lõppes 1940. aastal ning mille jooksul tehti palju olulisi avastusi. Tema seiklused kriitsid avalikkuse tähelepanu, kuid Scottil oli järgmise retke jaoks mõttes palju ohtlikum ekspeditsioon. Ta oli kindlalt otsustanud lõunapoolusele jõuda pärast seda, kui sai teada, et Sir Ernest Shackleton on jõudnud poolusest 97 miili kaugusele, enne kui tema ja ta kaaslased olid sunnitud tagasi pöörduma. Ta hakkas oma ekspeditsiooni planeerima ja oli kindel, et just tema jõuab poolusele Suurbritannia auks. 1908 aastaks oli ta jõudnud Briti mereväes kapteni auastmeni ning hakkas koguma raha oma plaanitud ekspeditsiooni jaoks. Briti valitsus andis talle 20 000 naela ning ta sai toetusi ka Uus-Meremaalt, Austraaliast ja mitmelt eraisikult. Ta oli saavutanud oma eesmärgi 40 000 naela ning kogunud enda ümber tuntud teadlastest koosneva meeskonna, kes pidi teda saatma. Nende laev Terra Nova oli valmis ja 1. juunil 1910 asus seltskond teele lõunapoolusele ilma Scottita, kes reisis esmalt Lõuna-Aafrikasse. 2. septembril astus ta kaplinnas Terra Nova pardale, kuid oli teada saanud, et ta ei ole ainus, kes suundub poolusele. Norra maadeavastaja Roald Amundsen oli alustanud oma teekonda poolusele ja nüüd käis võidujooks, kes selle esimesena avastab. Ta otsustas selle teabe ülejäänud meeskonna eest saladuses hoida ning 29. novembril asuti teele Uus-Meremaa Littletonist. Laev oli hästi varustatud toidu, varustuse ja muude tarvikutega ning 1911. aasta jaanuaris jõudsid nad Crozieri neemele ja Antarktikasse. 4. jaanuaril hakkasid nad Evansi neemel laagrid üles seadma ja valmistusid veetma selle talve külmades tingimustes. 3. veebruariks olid nad suure osa piirkonnast uurinud ja kui kevad lõpuks saabus, asus rühm teele lõunapooluse suunas. Reisi viimasele etapile otsustas Scott, et temaga liituvad Edward Wilson, Lawrence Oates, Edgar Evans ja Henry Bowers. Nad trotsisid karmid tingimusi 2 nädalat, kuni lõpuks jõudsid poolusele 17. jaanuaril 1912. Aga nende lootused purulesid, kui nad leidsid väikese telgi, mille oli maha jätnud Amundseni ekspeditsioon. Vahetud pärast seda avastust tehtud fotol on meeste nägudel näha pettumust, kui nad mõistsid, et neid oli oma eesmärgile jõudmises edestatud koguni 35 päevaga. Evans ja Oates kaotasid mõlemad tagasitee laagrisse oma elu ning Scott, Wilson ja Bowers hukkusid ilmastikuolude tõttu veidi hiljem. 9. See foto tehti 1935. aasta augustis ning sellel on 2 sõpra, Wiley Post ja Will Rogers, kes kontrollivad oma Lockheedi lennukit enne teekonda, mis oleks pidanud olema nende elu suurim. Posti peeti oma aja üheks suurimaks Ameerika piloodiks, kuna tema ja Harold Gatty, Austraalia piloot, olid vaid 4 aastat varem suutnud lennata ümber maailma. 1933 aastal kordas Post seda saavutust üksi ning temast sai esimene mees, kes oli 2 korda ümber maailma lennanud. Ta otsustas oma lennuki, mille nimi oli Winnie May, pensionile saata ning ostis siis 2 kahjustatud lennukilt osi, et ehitada uus lennuk. Mis puudutab Rogersit, siis temast sai Ameerikas tuntud nimi, kuna ta oli kuulus filmitäht, koomik ja kolumnist. Ta esines Metsiku lääne etendustes üle kogu maailma ning 1934 aastal valiti ta kogu Ameerika populaarseimaks näitlejaks. Järgmisel aastal otsustasid need 2 sõpra koos ümber maailma lennata ning nad jõudsid Brentoni lennujaama, kus nende lennukile pidi paigaldatama ujukid. Kuid vajalikud osad ei jõudnud õigeks ajaks kohale ning selle asemel valisid nad teistsuguse, palju raskema ujukite komplekti. 5. augustil 1935 oli lennuk valmis ja 2 päeva hiljem alustasid need 2 meest oma lendu, mille esimeseks peatuspaigaks oli Juneau, Alaskas. 9. augustil suundusid nad Kanadasse Aklaviki ning 15. augustiks olid nad teel Point Barrow poole, olles lahkunud Fairbanksist. Paari nägid Willacbys Eskimo kütid, kes andsid enne juhised Point Barrow poole, enne kui nad taas teele asusid. On märgitud, et enne õhkutõusu veetis Rogers aega kütidega vesteldes, samal ajal kui Post tegi lennuki mootorile mõningaid kohandusi, kuid pole teada, kas sellel oli mingit seost sellega, mis järgnes.
Lennuk liikus jõe lühikese vahemaa, enne kui tõusis järsult taevasse. Poist alustas tõusu juba tõusmise ajal ning pärast umbes 50 jala kõrgusele jõudmist tundus, et lennukil tekkis probleem. Üks mootoritest oli üles sööldud ja tänu järsule aerustumisele happus üks tiibadest vees lohisema. Tunnistajate sõnul keeras lennuk enda jõkke kukkumist ümber. Mõlemad mehed olid endiselt pardal. Mõlemad mehed hukkusid koheselt ning järgnenud uurimine tõstatas küsimuse, kas süüdi olid vanade lennukiosade kasutamine ja asjaolu, et lennukil olid liiga rasked ujukid. On ka oletatud, et lennuki karburaator oli jäätunud ja see põhjustas mootori rikke. Lennuk toodi lõpuks üles ning paljud selle osad koos mõningate posti isiklike esemetega on välja pandud Washingtonis asuvas Smithsoniani rahvuslikus lennu- ja kosmosemuuseumis. Kuigi nende lend ebaõnnestus traagiliselt, meenutatakse mõlemad meest nende vaba vaimu ja valmisoleku eest lennunduse piire oma eluajal nihutada. 8. number. Roosi kujutis toob tavaliselt meelde romantika, sõpruse ja lustlikkuse tavapärastes oludes. Kuid see pilt, mis tehti 2013. aastal, maalib hoopis teistsuguse pildi, sest kõnealune roos pistetakse läbi okastraadirulli. Sen ajal toimusid Bangkokis, Tais valitsusvastased protestid, kuna mitmed rühmitused olid kutsunud riigi peaministrit Yingluck Shinawatrit tagasi astuma. Selle põhjustas vastuolulise amnestia seaduse vastuvõtmine, mis oleks võimaldanud varem süüdistatud poliitikutel oma süüdimõistvad otsused tühistada. See tekitas valitsusvastastes rühmades ja avalikkuses hirmu, et endine peaminister Thaksin Shinawatra, kes oli pagendatud, võib naasta riiki ilma, et ta peaks vastutama ühegi tema vastu esitatud korruptsioonisüüdistuse eest. Thaksin Shinawatra oli olnud pagenduses alates 2006 aastast, mil sõjaväeline riigipööre ta võimult eemaldas. Ja arvati, et uus amnestia seadus, mille võttis vastu tema õde Yingluck, esitati vaid selleks, et tagada tema naasmine riiki ja võimalik, et ka võimule. Kui protestid aldasid, nõuti, et valitud valitsuse asemel tuleks valimata nõukogu. Proteste juhtis poliitik Suthep Thaksin, kellele anti välja vahistamismäärus 2. detsembril 2013. Peamised protestid toimusid Demokraatia monumendi juures, Rahandusministeeriumis ja Chiang-Vatana valitsuskompleksis, kus 3 kohas osales kokku kuni 22 000 inimest. Protestijad halvasid ka mitmete teiste paikade töö, sealhulgas Tai kuningliku politsei peakorter ja suurlinna politseibüroo kontoreid. Nang Lengi ristmikul kasutati protestijate vastu pisargaasi pärast seda, kui nad korduvalt üritasid siseneda Orathai silla ümbruse turvatud aladele. Sellel õhtul kell 21:30 Suthep pidas kõne Vatana valitsuskompleksis, kus ta väitis, et Tai valitsus ei suuda enam riiki tõhusalt juhtida ning et relvajõud seisavad protestijate poolel, kui jõu kasutamine peaks vajalikuks osutuma. Ta kutsus üles ka kuningliku politseijõu ümberkorraldamisele, väites, et see pole juba mõnda aega rahvast teeninud. Pärast seda võtsid meeleavaldajad 3. detsembril ilma vägivallata suurlinna politseibüroo kontrolli alla. Politsei oli otsustanud, et vastupanu selles küsimuses ainult eskaleeriks juba niigi pingelist olukorda riigis ning eemandas seetõttu oma tõkked, et lasta meeleavaldajad sisse. Seejärel kästi rühmadel koguneda 3 peamisele meeleavalduse kohale, et saaks läbi viia koristustöid kuninga sünnipäevaks valmistumisel, mis oli 5. detsembril. Hiljem samal päeval teatas valitsus, et peab läbirääkimisi protestijuhtidega, lootuses leida kompromiss, et pinged saaksid lõpuks lõppeda. Kuid Suthep nõudis, et Thaksini režiim täielikult laiali saadetaks. Kõnealune foto tehti barrikaadide juures, mis olid püstitatud kaitseministeeriumi hoonete juurde ja protestijad andsid Tai sõduritele lilli, lootuses, et vägivalda suudetakse vältida. Lõpuks Tai konstitutsioonikohus Yinglucki peaministri ametist, samuti mitu ministrit, kes olid oma võimu kuritarvitanud. 2014 aasta mais kuulutas Tai kuninglik armee välja sõjaseisukorra ning põhiseadus peatati mitmeks aastaks, samal ajal kui riik jäi sõjalaajalise valitsuse alla. Number 7. Meditsiini ajalugu on huvitav teema, mis võiks igaüht tundideks köita. Kui õpime tundma kummalisi uskumusi ja tavasid, mis olid normiks aegadel, mil inimkeha ja selle haigusi alles teaduslikult uuriti. 1870. aastate teisel poolel oli Pariisis, Prantsusmaal asuv Salpêtrière'i haigla paljude meditsiiniliste katsete ja uuringute toimumispaigaks.
lootuses, et arstid ja teadlased võiksid paremini mõista haigusi, mis tol ajal selle asutuse patsiente vaevasid. Paljud toodi haiglasse probleemidega, mida tol ajal halvasti mõisteti ning seetõttu ei olnud nende seisundite jaoks veel õigeid ravimeetodeid olemas. Heaks näiteks oli hüsteeria, mis tolleaegsete meditsiini ajakirjade järgi oli seisund, mida kogesid peamiselt naissoost patsiendid. Kuid keegi ei mõistnud, mis seda põhjustas. Aastal 1878 John Martin Charcot, neurolog, Salpêtrieri haiglas otsustas uurida seda seisundit lähemalt, kasutades fotograafiat, ja ta palus fotograaf Albert Londel teda aidata. Ajakiri La Nature avaldas 1883 aastal artikli, milles tutvustati Londi leiutatud uut kaamerat. Tema uued meetodid võimaldasid nende patsientide lihasliigutusi pildistada, kasutades 9 erinevat objektiivi ja elektromagnetilist energiat. Londel oli seadistanud metronoomi, mis aitas tal ajastada järjestikku tehtavaid fotosid. Ja fotod trükiti seejärel klaasplaatidele. Ja hiljem ehitas ta veelgi keerukama kaamera 12 objektiiviga, mis võimaldas fotosid teha veelgi kiiremini, mis võimaldas läbi viia keerukamaid uuringuid. Üks 3 pildist koosnev seeria paistab teiste seast silma, kuna sellel on kujutatud naispatsienti, kes kannatab hüsteeria all ja haigutab. See võib tunduda tühisena, aga tuleb märkida, et tänu oma seisundile haigutab ta keskmiselt 7 korda minutis, mis oleks olnud kurnav. Arvestades fakti, et ta haigutaks iga tunni jooksul 420 kuni 500 korda. Teised pildid näitavad naisi, kes jäid täielikult katatoonseks selle tõttu, mida peeti hüsteeriaks. Teised kannatasid minestushoogude, ärevuse, hingeldamise, ärrituvuse ja selle all, mida kirjeldati kui soovi pahandusi teha. Kõike seda omistati ekslikult naiste hüsteeriale. Usuti, et hüsteeria on ainult naistele omane, kuna seda põhjustasid paigast ära või rändavad emakad, mis tänapäeval tundub naeruväärne, kuid tol ajal oli see üldteada fakt. Alles tänu Charcot ja Londi uurimistöödele hakati neid sümptomeid põhjalikumalt uurima ning lõpuks leiti, et neid põhjustab terve rida erinevaid probleeme ega ole hüsteeriaga kuidagi seotud. Charcot märgis lõpuks, et tegelikku hüsteeriat põhjustab trauma mitte ainult naistel, vaid ka meestel. Tänu fotograafia kasutamisele ja valmisolekule olla avatud meelega said paljud Salpêtrieri naised pärast aastatepikkust valediagnoosi lõpuks õiget ravi, mida nad vajasid. Number 2. Tavaliselt, kui uudistes räägitakse röövist, on tegemist kurjategijatega, kes röövisid panka, juveelipoodi või mõnda muud luksusasutust. Aga see ei kehtinud ühe kummalise röövi puhul, mis toimus 2022 aastal Inglismaal Birminghamis. Selle aasta 23. augusti fotod tehti avalikkusele kättesaadavaks lootuses, et süüdlased ära tuntakse ja tabatakse. Kuid tänaseni pole neid tabatud ja juhtum on endiselt lahendamata. Kõnealune rajatis oli suur ladu, kus hoiti kõrge kvaliteedilisi kohvimasinaid. Igaüks neist masinatest maksis umbes $5000 kuni $6800 ning siiani pole teada, kuidas vargad said teada, et neid seal hoiti. Juhtum leidis aset selle aasta 23. augusti paikus südaööl, kui meeste grupp saabus suure veoautoga Birminghamis asuvasse Birch Road East Industrial Estate'i, mis viitab sellele, et nad olid röövi hoolikalt ette planeerinud. Hiljem tuli välja, et veoauto oli varastatud ühest Voidi firmast ning seetõttu ei saanud süüdlasi veoauto numbrimärgi järgi jälitada. Seejärel hakkasid mehed kohvimasinaid ja kohviveskeid veoautosse laadima ning peagi sai neil ruum otsa. Siis saavus teinegi veoauto ja nad jätkasid oma röövi, kuni üks röövlitest väsis ära. Ühel fotol on näha, kuidas ta seisab teise veoauto kastis, olles maski eest võtnud ning tundub, et teda ei häiri sugugi, et turvakaamerad tema nägu salvestavad. Üsna uskumatul kombel pole teda kunagi tuvastatud, hoolimata sellest, et tema pilti on meedias laialdaselt levitatud. Järgmisel hommikul, kui lao omanik, 87-aastane Frank Maxwell, saabus hoonesse, oli ta šokeeritud, kui avastas, et see oli peaaegu täielikult tühjaks tehtud. Ja turvakaamera salvestisi vaadates ajas nähtu tal lausa südane pahaks. Tema esimene mõte oli, kuidas tema ja tema töötajad suudavad asendada kõik väärtuslikud masinad ja kohviveskid, mis olid varastatud, kuna masinate sees olevate komponentide tootmiskulud olid viimastel aastatel oluliselt tõusnud. Tegelikult oli mõnede komponentide tootmisprotsessi hind 5-kordistunud ja seetõttu seisaks Frank silmitsi tõsise rahalise kaotusega, kui ta peaks puuduvad masinad oma kuludega asendama. Asja tegi veelgi hullemaks see, et 60 Franki palgatud inimest seisid pärast röövi kõik rahaliste raskuste ees ning Frank oli täiesti nõutu. Frank hindas, et varastatud oli umbes 300 000 naela väärtuses kaupa, kuid hilisem hinnang tõstis selle summa peaaegu miljonini.
Hugo Röd võttis 4 mehel aega umbes 2 tundi, pärast mida nad sõitsid veoautodega minema varastatud kaup kaasas. Eeldatakse, et röövlid tundsid piirkonda hästi, kuid sellest hoolimata pole keegi kunagi ühtegi vihjet andnud. Politsei pressiesindaja teatas tol ajal, et lauhoones viiakse läbi kohtuekspertiisi, kuid hiljem teatati, et täiendavaid vihjeid ei leitud ja kahtlusaluseid ei tuvastatud. Birminghami politsei palub kõigil, kellel on lisainfot, helistada numbrile 101 ja viidata 24. augusti logile 449. Number 50. Kui tuvastamata isik, keda politsei tavaliselt nimetab Jane Doe's või John Doe's, leitakse, teevad nad kõik endast oleneva, et võtta ühendust selle isiku perega. Ja tavaliselt tehakse seda, levitades fotosid meediakanalite kaudu. Aga on märkimisväärne, kui paljud tuvastamata inimesel ei saa kunagi oma lähedastega taas kokku, hoolimata sellest, et seda tehakse. Tommy Nasseri puhul kandsid need pingutused lõpuks vilja, kui ta 2024 aastal oma lähedastega taas ühines. Hiljem tuli välja, et Tommy oleks saanud palju varem tuvastada, kuna ta oli kurjategijana registreeritud, kuid mingil põhjusel jättis politsei tema sõrmejäljed võtmata. On väidetud, et oli tol ajal lihtsalt koostöövõimetu ning seetõttu esitati talle süüdistus ilma sõrmejälgi võtmata. Tommy Caddis, 1999 aastal, kui ta oli 28-aastane, ta oli teel kaubikuga Newporti Oregoni osariiki, alustades sõitu Doyle'ist Californiast kas juulis või augustis samal aastal. Kui ta ei võtnud perega ühendust, hakkasid nad muretsema ja esitasid politseile kadumisteate. Alustati uurimist ja uurijad otsisid Tommy sõidukit, kuid seda ei leitud kunagi. Tema juhtum jäi peagi soiku ja järgmised 5 aastat elas tema perekond teadmatuses, teadmata, mis temast saanud on. Varsti olid nad veendunud, et ta oli kas kuriteo ohver või kaotas elu õnnetuses. Seetõttu olid nad kindlad, et politsei leiab ühel päeval tema säilmed ja nad ei leia rahu enne, kui see juhtub. Tommy süüdimõistmine Plumas maakonnas toimus 6 aastat enne tema kadumist ja ta veetis mõnda aega vanglas. Pärast vabastamist kolis ta Lasseni maakonda, kus ta registreeris end õigusrikkujana. Kuid kui ta sealt maakonnast lahkus, rändas ta mööda erinevaid piirkondi ringi ega registreerinud end nendes kohtades. Teada oli, et ta veetis mõnda aega Oregonis, pärast mida muutusid tema liikumised ebaselgeks. Viimati rääkis ta oma emaga telefonis vahetult enne kadumist ning pärast seda lõpetas ta invaliidsustoetuste väljavõtmise ja ei kasutanud enam kunagi oma ravikindlustuskaarti. Tema perekond oli hakanud lootust kaotama, et ta kunagi leitakse, kui juhtus mõeldamatu. 2024 aasta mais avaldas USA Today artikli mitteverbaalsest eakast mehest, kes viidi Los Angelese haiglasse pärast seda, kui ta leiti äärekivil istumas, lootuses, et keegi tunneb ta ära. Tommy's õde Marcella sattus sellele artiklile ja sai kohe aru, et fotol olev mees on tema vend. Kuna Tommy ei suutnud suhelda, ei saanud ta haigla töötajatele öelda, kes ta on. Marcella võttis ühendust Lasseni maakonna šerifi osakonnaga, et teatada oma kahtlusest, et tundmatu mees oli tõepoolest Tommy. Selle teabe põhjal sisestati tema nimi politsei andmebaasi ning lõpuks kinnitati, et Tommy oli pärast 25 aasta pikkust vaikust üles leitud. Lasseni maakonna detektiiv võttis ühendust Marcellaga, et tema kahtlusi kinnitada ning sellest ajast alates on Tommy taas oma lähedastega kokku saanud. GoFundMe leht on loodud selleks, et aidata perel toime tulla Tommy eest hoolitsemise kuludega ning sellele pääseb ligi kirjelduse all oleva lingi kaudu. Number 4. Turvakaamera salvestisest pärit foto näitab viimaseid teadaolevaid liikumisi 36-aastasel Tiffany Veronil, kes on kadunud alates 2018. aasta juulist ning keda pole sellest ajast saadik nähtud ega kuuldud. Hoolimata sellest ja mitmete teiste piltide avalikustamisest pole tema kadumise uurimises tehtud peaaegu mingit edasiminekut ning tema perekond on meeleheitel, et teada saada, mis temaga juhtus. Selle aasta juulis reisis Tiffany üksi Jaapanisse puhkusele, mida ta oli kaua planeerinud. Ta oli oma reisiplaanide suhtes väga põhjalik, kirjeldades üksikasjalikult oma kavandatud marsruudid, broneerides kõik majutused aegsasti ette ning jättes oma perele nende kontaktandmed ajaks, mil ta ära oli. On teada, et ta jõudis turvaliselt Tokyosse, pärast mida reisis ta Nikkosse, et külastada seal asuvaid templeid. 28. juulil registreerus ta väikese hotelli nimega Turtle Inn ning kuna piirkonnas oli tol ajal halb ilm, veetis ta öö oma toas. Järgmisel hommikul sõi ta hotellis hommikusööki ning ta jäi teise külalise tehtud foto taustale, kuigi seda pilti pole avalikult avaldatud. See on viimane teadaolev kord, kui Tiffany nähti ning tema edasine liikumine jääb endiselt mõistatuseks. Külaliste maja juhataja ütles uurijatele, et Tiffany lahkus hotellist tol hommikul umbes kell 10, kuid seda on vaidlustatud.
Tema telefoni andmed näitasid, et ta vaatas hotellis olles veel pärast kella 10 hommikul oma telefonist piirkonna kaarte. Siis tema telefon lakkas äkitselt signaali edastamast, mis on uurijate arvates väga kahtlane. Analüüs kirjeldas seda kui väga ebatavalist, viidates, et tema telefon oli teadmata põhjustel välja lülitatud. Kui ta ei võtnud oma perega ühendust, teatati Tiffany kadumisest ning ümbritsevate metsade, jõgede ja matkaradade otsingud ei andnud tulemusi. Kui tema tuba kontrolliti, leiti kõik tema asjad puutumatuna, sealhulgas pass, pagas ja isiklikud esened. Nende otsingute käigus kammisid tuhanded inimesed läbi erinevaid piirkondi Nikos. Alguses arvati, et rajal olles juhtus õnnetus. Kuid Tiffany kohta ei leitud ainsatki jälge, hakkas politsei kahtlustama, et tegemist võib olla kuriteoga. Arvestades vastuolusid motelli juhataja antud ajajoone ja tema telefoni aktiivsuse vahel. Tiffany perekond usub, et politsei loobus tema juhtumist liiga kiiresti. Ja nad on korduvalt palunud põhjalikumat uurimist alustada, kuid seda pole tänaseni tehtud. Möödunud aastate jooksul on mitmeid piirkondi uuesti läbi otsitud, lootuses, et esimene kord jäi mõni vihja märkamata, kuid Tiffany on endiselt kadunud ja temaga juhtunu kohta pole leitud ühtegi jälge. Kõik, mis tema perel on viimane pilt temast saabumas Niko jaama tol aastal 28. juulil ning tema juhtum on endiselt lahendamata. Kulmas, Kui. 29-aastane Andrew Buckless kadus 1994 aastal. Ei teatanud tema perekond temast kohe kui kadunust, kuna ta oli tuntud selle poolest, et läks omapäi ära ega võtnud nendega kuude kaupa ühendust. Kuid tema juhtumi lahendamine võttis lõpuks palju aastaid aega. Andrew sündis 1964 aastal Bellportis, New Yorgis. Tema vanemad, John ja Mariana, harjusid lõpuks sellega, et oli pikka aega perega kontaktist väljas, kuid 1999 aastaks polnud nad temast 5 aastat midagi kuulnud. Mariana otsustas esitada kadunud isiku kohta avalduse. Tema isa suri 2004 aastal ja Mariana kaotas oma elus samuti 2004 aastal, saamata kunagi selgust Andrese juhtumis. Pärast seda otsustasid Andrese vennad ja õed lasta teda seaduslikult surnuks kuulutada, teadmata, et tema juhtum võtab kummalise pöörde. Tema perekonna teadmata leiti 1993 aasta juunis New Yorgis, Summerseas, Titikuse veehoidlas surnuna üks mees ja selle tundmatu mehe juhtumiga seotud üksikasjad olid tõepoolest kummalised. Ta leiti seljakotiga seljas ning uurijad avastasid koti seest umbes 17 kilogrammi kive, mida ta oli teadmata põhjustel kaasas kandnud. Eeldati, et ta kukkus läbi jää ning kivide raskuse tõttu ei suutnud ta enam pinnale tõusta. Mehel ei olnud isikut tõendavaid dokumente kaasas, kuid tema riideid läbi otsides leidsid politseinikud vana mustvalge foto, mis oli tehtud 1950-ndatel või 1960-ndatel aastatel. Sellel oli kujutatud eakas mees, kes hoidis süles beebit ja seisis tundmatu hoone ees. Eeldati, et leitud mees oli fotol olev beebi ja eakas mees tema vanaisa, kuid meil polnud võimalust seda teooriat tõestada. Samuti ei olnud võimalik kindlaks teha, kas mees oli lihtsalt läbi jää kukkunud või oli ta kuriteo ohver. Kui keegi ei tulnud välja, et tuvastada veehoidlast eemandatud surnukeha ja juhtum soiku, kuigi võimud uskusid, et kõnealune foto oli tehtud kusagil Massachusettsis. Mehe hambakaardid sisestati riikliku andmebaasi lootuses, et temast teatatakse kunagi kui kadunust, kuid aastate möödudes ei leitud kunagi vastet. Vana fotod levitati Berkshire'i maakonnas ja New Yorgi piirkonnas 2008. aastal ning lõpuks tehti juhtumis edusamme. Terry Jacobovitz, pensionil kooliõpetaja, märkas fotot ajalehes Daily Bugle ja tundis kohe ära taustal oleva hoone kui Bellporti Maarja Pärispatuta saamise Rooma katoliku kiriku vana auditooriumi. Ta võttis ühendust Donald Mullensiga, pensionil politseinikuga ja sõbraga ning Mullens sõitis kõnealuse hoone juurde ja teatas, et auditoorium on sellest ajast saadik lammutatud, jättes maha tühja elamukrundi. Ta ei andnud siiski alla ning maaomandi dokumente uurides avastas ta, et Bucklessi perekond oli elanud sellel kinnistul majas enne, kui see tulekahjus hävis. Kasutades tema hambaarstikaarte suutsid politseinikud tuvastada tundmatu mehe kui Andrew Bucklessi ning tema alles jäänud õdedele-vendadele anti sellest teada. Tema perekond on sellest ajast leidnud rahu, mida nad olid nii palju aastaid otsinud, kõik tänu hinnalisele fotole, mida Andrew hoidis klaasraamis oma südame lähedal. Number Kag. Sellel fotol on abikaasad Mihhail ja Jelena Popkov ning see tundub nagu iga teinegi süütu foto, kuid tegelikult see nii ei ole. Jelena teadmata oli Mihhail ohtlik sarimõrvar, kes oli tol ajal Siberis aastaid tegutsenud ning tal kulus kaua aega, et seda fakti omaks võtta.
Mihhail sündis Venemaal 1964 aasta mais ja veetis suurema osa oma lapsepõlvest Irkutski piirkonnas. Täiskasvanuna töötas ta mõnda aega politseinikuna samas piirkonnas, enne kui asus tööle turvamehena Angarski nafta- ja keemiakombinaadis. Ta oli teinud ka turvatööd ühes erafirmas, samal ajal kui Jelena hoolitses nende tütre Jekaterina eest. 1992 aastal hakkas Mihhail tundma tänavaseksi töötajate ja teiste piirkonna naiste vastu tugevat viha ning otsustas selle nimel midagi ette võtta. Ta tundis, et tänavad ja teised piirkonna alad tuleb nende kohalolust puhastada, mistõttu hakkas ta välja mõtlema kurja kuulutavat plaani, mis viis lõpuks selleni, et ta anti sarimõrvarina kohtu alla. Hiljem väitis ta, et teda juhtisid tema sisemised veendumused ning 1992 aastal võttis ta oma esimeselt ohvrilt elu. Psühholoog väitis hiljem, et tema käitumist mõjutas asjaolu, et ta kasvas üles alkohoolikust ja vägivaldse emaga, mis kinnistas tema vihkamise naiste vastu juba varases eas. Mihhail väitis siiski, et ta pani oma kuriteod toime pärast seda, kui sai teada, et Jelena oli olnud truudusetu, kuigi hiljem selgus, et see ei vastanud tõele. Ta hakkas sihikule võtma kõiki naisi, keda ta pidas ebamoraalseks, milleks võis olla näiteks nii lihtne asi nagu peole minek ilma meessoost saatjata. Ta pani selga oma vana politseivormi ja otsis naisi, kes kõndisid üksi. Seejärel pakkus ta neile sõitu oma politseiautos, viis ohvrid üksikusse kohta ja võttis neilt elu. Varsti hakkas meedia teda kutsuma libahundiks ning ta suutis tabamist vältida 19 aastat. Hoolimata sellest, et mõned endujäänud ohvrid andsid tema välimuse ja tegutsemisviisi kohta üksikasjalikke kirjeldusi. Lõpuks said uurijad oma esimese vihje, kui nad hakkasid mõnel kuriteo paigal märkama sarnaseid rehvimustreid. Need tuvastati piirkonna politseinikes sageli kasutatud Lada 4x4 maasturint pärit jälgedena ning lõpuks oli neil millegagi töötada. 2012 aastal paluti 3500 praegusel ja endisel politseinikul anda oma DNA proovideks. Nende seas oli ka Mihhail. Tema DNA leiti kiiresti mitmelt kuriteopaigalt ja ta võeti vahi alla. Pärast kohtuprotsessi mõisteti talle eluaegne vanglakaristus 22 naiselt elu võtmise eest. Kuid Jelena seisis kindlalt tema kõrval, öeldes, et ta keeldub uskumast, et mees võiks toime panna nii kohutavaid kuritegusid. Lõpuks tunnistas ta üles, et võttis veel 59 naiselt elu. Ja just siis mõistis Jelena tõde. 56 neist juhtumitest kinnitati ja Mihhailile määrati teine eluaegne vanglakaristus ilma võimaluseta tingimisi vabastamiseks. Number 8. See foto need kujutavad paari, kes poseeris aastaid tagasi süütult fotol. Aga tegelikkuses kujutab see kahte väga ohtlikku kurjategijat, kes on tänaseni ühed tuntumad. Bonnie Parker and Clyde Barrow. Clyde kasvas üles väga vaeses peres Texase Dallases 1910 aastatel ja seetõttu pöördus ta juba varakult kuritegeliku elu poole. Tema ja tema vanem vend Buck varastasid kanu, kuid üsna pea pöördus Clyde tõsisemate kuritegude poole. Ta hakkas varastama autosid ja müüs neid raha eest. Just sel ajal, 1930 aastal, kohtus ta Bonniga sõbra köögis. Nad armusid kohe teineteisesse, kuid seadus jõudis Clyde'ini ning ta saadeti 8 aastaks Easthami vanglasse. Pärast vabastamist vandus ta, et ei lase end enam kunagi vanglasse saata, kuid ta lubas ka kätte maksta politseile ja süsteemile, mis oli temalt vangistusega 2 aastat elust röövinud. Vaid mõned päevad enne vabastamist hakkas ta koos teiste kurjategijatega bensiinijaamu röövima. Ühes sellise röövi käigus hakkas poeomanik vastu ja kaotas elu, muutes röövi palju tõsisemaks kuriteoks. Clyde lõpetas seejärel asetšerif Eugene C. Moore'i elu pärast seda, kui viimane koos teise asetšerifiga lähenes jõugule Stringtowni Oklahoma parklas. Jõug, mille liige oli ka Bonnie, põgenes ja hakkas varastatud autodega üle kogu riigi ringi liikuma. Nüüd otsiti Clyde'i, kuna ta oli korrakaitse elu lõpetanud ning seetõttu liikusid tema ja ta kaasosalised pidevalt ringi, et tabamist vältida. Põgenedes tulevahetusest politseiga, milles hukkus veel 2 politseinikku, jättis Bonnie kogemata maha oma kaamera ja märkmiku ning jõugu fotod avalikustati. Kuigi see oli mõeldud kurjategijate tuvastamiseks, fotodel oli vastupidine mõju, kuna avalikkus hakkas jõugule kaasa elama, eriti Bonnie ja Clyde'i, keda peeti kurikuulsaks paariks, kes seisis vastu pankadele, keda süüdistati riigi finantsstabiilsuse puudumises. Ühel hetkel sai Bonnie jalg plahvatava autoaku tõttu vigastada ning Clyde koos Bucki ja tema naisega hakkasid rohkem panku röövima, et maksta tema vajaliku ravi eest. Ühel päeval varjasid nad end mahajäetud lõbustuspargis, kui seadus jõudis neile järele. Jõuk nautis hommikusööki, kui šerif andis endast märku koos oma seadusemeestega ning Jõuk üritas põgeneda.
Nii Clyde kui ka Back said haavata ning Back suri oma vigastustesse mõni päev hiljem, samal ajal kui tema naine Blanche võeti vahi alla. Paar reisis mööda Louisiana maanteed 154 23 mail 1934, kui nad märkasid tee ääres sõbraveokit, millel oli ratas puudu. Aga see oli Frank Hameri ja tema meeste poolt seatud lõks, kes avasid sõiduki pihta tule, lõpetades nii Bonnie kui ka Clyde'i elu ja pannes nende kuritegudele vajaliku lõpu. Aitäh teile, et vaatasite! Kui teile see video meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Minu nimi on Tai Naat ja kohtume järgmises videos.